tehke kõvaks oma südant, nõnda ütleb tänase pühapäeva juhtsalm Jumala sõna kohta. Kui me kuuleme Jumala kõnetust, siis peame sellega vastu võtma. Muidu oleme õnnetumad kõigist inimestest. Aga et Jumala sõna vastu võtta, tuleb seda esmalt kuulda. Maailm meie ümber on täis mitmesugust kärra ja mõra. Väga palju on hääli, mis võistlevad meie tähelepanu pärast. Aga sageli me ise ümbritseme ennast häälte ja mõraga, mis ei ole üldse oluline. Ja laseme sel välja tõrjuda selle, mis on tõeliselt oluline. Olgu selleks siis meie lähedased inimesed, see, mida nemad meiega tahaksid ehk jagada, ja veelgi enam see, mida Jumal tahab meile kõnelda. Tänast pühapäeva pühitsedes oleme kes tulnud kirikusse, kes veebi vahendusel võtnud aega, et jääda vaikseks ja kuulata, mida Jumal täna meile tahab kõnelda oma pühas sõnas. Aga nii nagu meil tavaks on, me algame seda Jumala teenistust esmalt pihilistena Jumala ees oma padud tunnistades, pidades meeles, mida endast tegi ütleb, õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat ja ilmselt käib see ka kuulmise kohta. Kõige vääriline Jumal, halastaja sa, mina olen pattunud inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega ma sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teinud. Aga minul on nende pärast väga kahju. Mina kahetsen neid südames ja palun sind, sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja, Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle, patusele inimesele armuline ja halasta mu pere. Anna mulle andeks kõik minu pattu ja anna mulle armus püha vaimuväge, et ma oma elu saaksin paraneda. Kõige vääriline Jumal halastab meie peale. Andku meile andeks meie pattu
mu armsamal on viinamägi viljakal mäenõlvakul. Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid. Ta ehitas selle keskele torni, ta raius sinna ka suur kõrre, siis ta ootas, et see kasvataks häid kobarad, ent kängunud olid kobarad, mida see andis. Ja nüüd Jeruusalemma elanikud ja Juuda mehed võiski ometi kogu minu ja mu viinamäe vahel. Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis kängunud kobaraid? Aga nüüd tahan ma ometi teha teile teatavaks, mida ma teen oma viinamäega. Ma kisun maha ta aia ja ta jääb laastatavaks, ma lammutan ta müüri ja ta jääb talutatavaks. Nõnda ma hävitan. Teda ei kärbita ega rohita, ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid ja ma keelan ilmi temale vihma andmas. Sest Iisraeli sugu on vägede issanda viinamägi ja Juuda mehed tema lemmikistandik. Ta ootas õigust, aga vaata, tuli õigusetus, õigust, aga vaata, tuli hädakisa. See on Jumala sõna. Olgu Jumala. Käsuta võit Jaakobi.
Jah, sõnariskist on armus neile, kes hukkuvad. Aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Sest kirjutatud on: ma hävitan tarkade tarkuse ja teen olematuks mõistlikke mõistuse. Kus on tark? Kus on õpetlane? Kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narkuseks? Kuna maailm Jumalat tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, meie aga kuulutame ristlöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganale narruseks, ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele ja kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Sest Jumala tarkus on inimestest targem ja Jumala nõtrus on inimestest tugevam. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna. Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taevalinnud tulevad ja pesitsevad selle ukste. Ta rääkis neile veel ühe tähendamissõna. Taevariik on haputaime sarnane,
mille naine võttis ja segas 3 pakka jahu sekka, nii kõik läks hapnema. See on issand sõna. Jeesuse tähendamissõnad sinepiivakesest ja haputaignast kõnelevad sellest, kuidas millestki väga tillukesest võib saada alguse midagi väga suurt. See, kui Jumala sõna meid puudutab, võib pealt näha neida väike ja vähetähtis asi, ent selle tulemused võivad olla igavesti vägevad. Ka kristliku kiriku alguse juures on kõigest väike rühm jüngreid, kes algul olid pealegi hirmust tagakiusamise ees suletud uste taga peidus. Nelipühal tulnud püha vaim aga andis meile julguse minna kuulutama. Ja täna 2 aastatuhandet hiljem oleme nende samade meeste kaaspärijad, ka meie siin. Nende jaoks kõige kaugel ja külmal maal. Uste avamine nelipühal on võrreldav seemnekesta pragunemisega soodsates tingimustes. Jumala sõna on imeline. Seksagesiima. See ülestõusmispühadest enam-vähem 60 päeva kaugusele jääv pühapäev keskendubki traditsiooniliselt Jumala sõna külvamise teemale ja sellele, et sõna on võimalik külvata mitmeti. Ja alati on sel külvil tulemus. Kui vaatame seda sõna külvi, mis toimub maailmas meie ümber, siis selline külv võib viia ja ka viib paratamatult vägivallani. Oleme seda näinud toimumas Eestist kaugemal ja nüüd ka oma kodumaal. Avalik rünnak COVID-19 tõrje teaduskoja juhi Irja Lutsari vastu näitab, et puusalt tulistatud vihakõnede ajastust liigume täpselt sihitud ähvarduskõnede ajajärku, sedastas Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. Üle-eilsega jõudsime siis füüsilise arvete õienduseni, kui PERH-i ülemarsti Peep Talvingut rünnati seni täpselt teadmata vedelikuga, õnneks mitte väga ohtlikuga. Ja see on vaid üks, ilmselt pikemas perspektiivis üsna lüürikeseks jääv teema, mis selliseid vihapuhanguid esile kutsub. Kirjeldatu aga kujutab ilmekalt riigis toimuva sõnakülvi reaalsust. Maailm on muutunud üha keerulisemaks, teadmised üha spetsialiseeritumaks ja aina rohkemaid eelteadmisi nõudvamaks. Vist on paratamatu sellega kaasnev spetsialiseerumine, kus ka nii-öelda peaga töötajad tunnevad küll võrdlemisi hästi omaenda üha kitsenevat valdkonda, olles aga samas rohkem või vähem võhikud igal muul alal. Aga inimestel on raske tunnistada oma võhiklikkust. Veelgi raskem on teinekord usaldada teisi. Nii võetakse julgesti sõna teemadel, mida tegelikult ei mõisteta ning tegelike teadmiste vähesust
kompenseeritakse siis julgete väljaastumiste ning tugevate tundmuste ülevoolavusega. Ja läheb täide Jesaja ennustus, mis ütleb: kuuldes te kuulete ega mõista, vaadates vaatate ega näe. Sest selle rahva süda on kalestunud ja nad kuulevad kõrvadega raskesti ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, et nad südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma võiksin neid parandada. Tõsi ta on. Jumal oli loonud rikka ja küllusliku maailma. Inimene, kes eraldab ennast loomise issandast, kaotab sellega ka loodu. Ta kaotab selle saladuse ja võlu mõistmise ja loodu harmoonilisuse. Kogu maailm muutub hirmuäratavaks ja tontlikuks, võõraks ja vaenulikuks. Ja kogu selle segaduse keskel, kõigi vandenõu teooriate, armu ja hirmu, lepituse ja vihakõnede sekka näib Jumala sõna küll üsna äragi kaduvat. Näib olevat nii, et Jumala sõna külvamine on täiesti või peaaegu mõttetu ettevõtmine, kuna enamus seemnest läheb niikuinii kõutsi. Näib nii, et taevariigi levikul meie maailmas, nagu me seda tunneme, pole õigupoolest mingit šanssi, kuna hiigevaenlase kurjus kas lämmatab selle või eksitab inimesed sellest eemale. Näib, et valest ja kurjast võitu saamiseks tuleb sellele astuda vastu samade vahenditega, lausa vahendeid valimata. Näib, nagu oleks taevariik, Jeesuse poolt inimestele loodud lunastus ja lepitus Jumalaga, uue alguse võimalus, inimkonna ja maailma tegelikkust arvestades täiesti lootusetu idee. Nagu õpetaja Toomas püülpäeva jutluses osutas, on ihulike meeltega kogetav sageli vaid väike, ehk isegi vähetähtis osa tegelikkusest. Küünlapäeval templis nähti ihusilmadega üksnes 2 võrdlemisi vaest inimest ja nende vastsündinud lapsukest, õige tavalist, 2 käe ja 2 jala ja 1 peaga poisslast. Tegelikult aga oli Jumal saanud inimeseks ja issand ise tulnud oma templi juurde, nagu prohvet Malakia seda oli ennustanud. Vaid korra Simeon ja prohvet Hanna nägid seda toona. Ja seda üksnes seepärast, et neil olid ihusilmadele lisaks ka ususilmad ning inimlikele harjumustele lisaks ka vabaduse ja Jumala kartuse kaudu arendatud tundlikkus ülima reaalsuse kohta. Nii ka Jumala sõna külviga siin ilmas. Näiliselt väheefektiivne ja igav asi, mis kindlasti varsti hääbub, nagu Nõukogude riigis üha loodeti, aga ikka hääbus enne nende oma riik. Tegelikult aga on see sõna nii pisike ja tühine, kui see ka paistaks, võrreldav suurima puuga valavate aiataimede keskel. Jumala sõna
tema päästeevangeelium on kõige suurem ja olulisem asi, mida inimene iial siin maailmas kohata saab. Samamoodi on ka haputaimna tähendamissõnaga. Täpselt nii, nagu kaapekakku või juuretist ei panda leibade kõrvale. Ja enamus leivasööjatest isegi ei mõtle selle liialgi, juuretise peale. Tegelikult on aga juuretises, mille naine jahusega peidus kogu võimalik leibade hulk. Ja kui seda vähem kui peotäit juuretist jahu sekka ei segata, siis olgu viimast kui mitu vakatäit tahes, leivad jäävad ikkagi küpsetamata. Meile, kes evangeeliumi on vastu võtnud, saab Jeesuses Kristusest Jumala vägi ja Jumala tarkus. Jah, sõnaristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi, sest kirjutatud on: ma hävitan tarkade tarkuse ja teen olematuks mõistlike mõistuse. Kuulsime ennist epistli lugemises Püha Pauluse. Jah, tegelikult on kõik Jumala kontrolli all ja tema teeb selgeks, mis läheb aita ja mis põletamisele. Laulik Taavet palvetas kord: kiida mu hing Issand, Issand mu Jumal, sina oled väga suur. Austuse ja iluga oled sa ennast riietanud. Sa oled seatud piiri vetele, millest nad üle ei lähe ega tule tagasi katma maad. Sina saadad allikaist ojad jooksu. Need jooksevad mägede vahel. Nad joodavad kõiki metsloomi. Metseesmid kustutavad seal oma janu. Taevalinnud asuvad elama nende äärde. Okste vahel nad teevad häält. Kui poeetiline pilt. Võimalik, et ennist kuuldud tähendamissõna Sinepi ivakesest jutustades seda tähendamissõna mõlgus Jeesusel meeles just see muistse laulugu poeetiline pildik. See on küll väiksem kõigist seemnestest, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taevalinnud tulevad ja pesitsevad selle okste. Taevalik on tulnud, teostunud ja saanud avalikuks Jeesuses Kristuses, kes on meie eest kannatanud ja ristil surnud. Inimliku pilguga vaadates ei ole siin tegemist isegi mitte suure asja väikese algusega, vaid totaalse lüüa saamisega. Jumalik pilk. Ja just sellisega oleme kutsutud vaatama meieni. Näeb aga kõiges selles veel küll vähemalt osaliselt varjul, ent siiski juba reaalselt kohal olevat tegelikkus, mis on, kui seda ka narruseks ja nõtruseks peetaks, inimestest targem ja tugevam. Paslik on lõpetada jutlus Püha Pauluse tõdemusega esimeses kirjas Korintlaste. Kuna maailm Jumala tarkuseks ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narrikuulutuse kaudu neid, kes usub. Sest juudid loovad tunnustähti, kreeklased otsivad tarkust. Meie aga kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks, aga meile narruseks, ent neile,
kes on kutsutud. Olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus. Jumala vägi ja Jumala tarkus. Kiidetud olgu Jeesus Kristus igavesest ajast igavesti. Amen. Tunnistage oma usku apostliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Issatasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud Neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel. Seal tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, püha kristlikku kirikut, pühade osadust, vaatude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen. Eestpalvest toetame täna issand ees meelde Vladimir Haidatut, kes siia ilma sündis 1. jaanuaril 1959. aastal. 29. jaanuaril igavikku kutsuti ja neile puhkama sängitati. Ta mälestavad abikaasa, lapsed ja tädi. Samuti Kaja Kelderi, kes sündis siia ilma 1960. aasta oktoobris ning 23. jaanuaril käesoleval aastal igavikku kutsuti ja Ida-Rusmaa kalmistule puhkama sängitati. Ta mälestavad ta poeg, elukaasla, meie teised lähedased. Kallis tema vanaema ja vanavanaema Luule Kongot mälestavad tema teisel surma-aastapäeval
ja Vello Saarniitu, kes sündis 18. märtsil 1941. aastal ja 1995. aasta 23. veebruaril igaviku kutsuti, mälestab õde koos laste peredega. Samuti mälestavad teda sõbrad ja sugulased. Igavene rahvana neile issand ja valgus lõpmatu paistku neile sinu kuningriigis igavesti. Nende ja kõigi suurusklike hinge, kohku Jumala halastuse läbi rahvus. Amen. Me anname eest palves issand ette ka Helme ja Jamaja kolmenu kogudused, kes on meie palve partner kogudused sel aastal. Meie missionärid Helene ja Joona ja Maaris ja kogu sealse rahvakus, ka sõjaväline riigipööre on jälle palju segadust ja teadmatust tekitanud. Palvetame, et Jumal seda maad hoiaks vägivalla eest ja laseks inimestel leida tõelise rahu Kristuses Jeesuses. Palvetame ka meie missionäride Salome ja Olli eest, kes siin Põlvas on meie laste ja noorte tööd tegemast. Palume Jumala õnnistus kogu nende perele ja teenimisele. Mõtleme Jakobi koolile ja kooliperele, samuti ka praegu päevakorral olevatele plaanidele Jakobi kooli juurde ka lasteaiarühma avamiseks juba eelolevas sügises. Palume, et Jumal juhataks ka neid töid ja ettevõtmisi oma head nõu mööda. Palvetame kõigi nende eest, kes on puudutatud ka koroonaviiruse haigusest ja nende eest, kes meditsiinirindel sellega rinda pistavad, või ka nende eest, kes on kas ise või oma lähedaste kaudu selle haiguse läbi kannatanud. Palume iseäranis õnnistust ka meie praosti Üllari perele, kuhu see viirus ka otsaga on pärale jõudnud. Issand neid ka tervendaks ja toetaks ja oma liigiolu neile tunda annaks. Palvetame meie maa ja rahva eest ja palvetame ka meie oma koguduse juhtorganite valimiste eest, mis tuleval pühapäeval alguse saavad. Jumal ka seda protsessi juhataks oma ja nõu mööda. Palugeme siis nõnda rahus Jumalat, Isa, pühas vaimus, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes oma püha sõna meisse külvab ja meidki oma kaastööliste hulka on uskunud. Jumal, me täname ja kiidame sind, et sa siia maa peale oma püha kiriku oled rajanud. Oma kalli sõna kaudu inimesi selle osadusse kutsud ja meidki oled lubanud nõnda sinu rahva liikmeiks saada. Hoia meid alati õiges usus ja tegevas armastuses. Me palume sind. Sa oled läkitanud oma kiriku maailma kuulutama evangeeliumi. Aita meilgi olla sinu tunnistajad, et iga inimene Eestimaal leiaks tee Kristuse, ainsa ja tõelise pääste juurde. Vabasta meid valehäbist ja kartusest elada kristlasena maailmas ja oma usust tunnistada. Me palume sind. Täida oma püha vaimuväega oma sulased, meie piiskopid, preestrid ja diaakonid, koguduse töötegijad ja kõik liikmed. Tee meist kõigist sinu ustavad tunnistajad ning luba, et sinu kogudus võiks kasvada vaimulikult ja arvuliselt, kui üha uued inimesed leiavad tee sinu kuningriiki. Me palume sind. Me palvetame kõigi nende eest, keda sinu teenimise pärast taga kiusatakse. Ole iseäranis toeks neile kristlastele, keda ka täna nende usu pärast tapetakse. Me palume sind.
kasutaksime seda vabandust õigel viisil, sinu auks. Me palume sind. Me palume, et annaksid meie südamesse suure mure nende pärast, kes sind veel ei tunne. Õnnista meie kiriku poolt saadetud missionäre ja anna neile armu oma töös head vilja näha. Me palume sind. Anna õnnistus meie maale ja rahvale. Juhi tarkuse ja ustavusega presidenti, Riigikogu, valitsust ja nende abilisi. Tungigu sinu vaim nii noorte kui vanade südamesse. Ühendagu pered üksteise mõistmises. Õpeta vanemaid, vanavanemaid ja ristivanemaid tunnistama sinust oma lastele. Me palume sind. Julgustagu sinu vaim meie vaimu rõõmsas teadmises, et me ristimise ja usu läbi Jeesusesse oleme Jumala lapsed. Aita ka meid ustavaks jääda surmani, et me hauast rõõmuga üles tõuseme ja võidulauludega sinu õndsuse riiki läheme. Me palume sind. Jumal meie Isa, me täname sind, et sina armastad meid ja kuuled meie palveid. Sinu püha nimi on kiidetud ja austatud, nüüd aina ja igavesti. Issand olgu teiega. Ülendage oma südame. Tänagem Issandat meie Jumala. Sest tema sinu armastus oli kuulekas sinu tahtele ja tema tegudes sai avalikuks sinu kirkus. Sellepärast mõistame koos inglite ja pühade hulgaga sinule ja laulame sinule kiituse laulu. Amen.
taeva ja maa issand, sa halastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Me täname sind lunastuse eest, mille sa meile kingid Jeesuses Kristuses ja palume, läbita oma püha vaimu ja pühitse tema läbi leib ja võim, mille sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihust ja verest. Sest meie issand Jeesus Kristus, see lööl, mille ta ära andki, võttis leiva, tänas murdas, ulatas oma jüngritele ja ütles, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta pärast õhtusööma aega ka karika. Tänas ulatas selle neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie ja paljude eest valatakse, pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on su saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma jõukusesse. Püha Isa, me peame seda sööma aega sinu poja kannatuste ja surma, tema ülestõusmise ja taeva minemise mälestuseks. Sina annad meile süüa eluleiba ja juua õnnistuse karikast selle päevana, millissand tuleb taas oma jõukuses. Me palume sind, vaata Kristuse täiuslikule ja igavesele ohvrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiuslikuks, elavaks kiitusohvriks Kristuses. Tema läbi, temade ja temas, olgu sulle Jumal kõige vääriline Isa, püha vaimu üksuses kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel meie palume Jumala laste julgusega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna praegu ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Issand rahu võrgu alati meiega. Aamen. Leib, mida me murrame, on Kristuse ilustus. Karikas, mida õnnistame, on Kristuse vereosadus. Nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa sellest samast leibast.
ei ole seda väärt, et sa tuled minu juurde. Ütle vaid üks ainus sõna, siis saab minu hing terveks. Issand ütleb, tulge, sest kõik on ju valmis.
Isa ja